lugu siuke siis, et hakkasime hommikul sõitma Brisbane'i poole, siis 15 kilti saime sõita ja siis ütlen Eliisele kogu aeg, et vaata, et sa näed, et siit tuleb nagu tossu, vaata. Siis ta mingi, et ei näe. Ai, lõpus nägin niimoodi, et lõpus tuli, no ikka räigelt tuli tossu. Ja siis keerasin siia kuskile tanklasse ja tegin kapoti lahti ja siis lihtsalt tuli normaalne tossupilv. Kõik see kapotialune on seda jahutusvedelikku täis. Ehk siis mingi auk tuli sisse radikasse. Saime siit bensukast, saime kohaliku selle mekaaniku numbri, aga praegu ta ei vastanud, nii et äkki magab, kuna ikkagi on püha päev. Ja siis nüüd ootame. Tuli välja siis, et see mehaanik sõidab ka kuskile Brissi, ehk siis ta ei saa tulla enne teisipäeva. Nüüd ei olegi midagi muud teha, kui oodata homset ja siis ilmselt lasta auto viia lähimasse suuremasse linna, mis on poole tunni kaugusel. Selles mõttes vedas, et me oleme kuskil linnale lähedal, et ei juhtunud kuskil täispommiaugus, pole levi ja pole mitte kedagi. Kuna siit sinna linna see buksiir maksab mingi $200 ja õnneks lubati täna öösel siia bensuka taha siis jääda ööseks. Meil on süüa, meil on juua, meil on bensukas siin samas, meil on elekter ja ei tohiks sul olla siin üks päev. Passida lihtsalt. Leidsime siukse mahajäetud bussi siit. Siin võiks elada, kõik puhtaks tehtud, vaata. Siin on magamistuba. Siit teeks mingi köögivärgi ja tere hommikust. Otsustasime siis ikkagi, et võtame selle teekonna ette ja proovime sõita sinna linna. Et vaatasime, et 32 kilomeetrit on täpselt sinna töökohta. Uurisime targemate käest, et kuidas tuleks käituda. Et muidu on veel võimalused, et nagu panna toorest muna või siis pipart. Aga me vist ei hakka panema ja siis me siit vahelt nagu tuleb seda. Siis paneme siia nätsu ette. Siin on igaks juhuks mingi 40-50 liitrit vett. Siin on veel 10 liitrit. Ja ees on 2 pudelit. Et loodame, et jõuame kohale ilusti. Ja vaatame siis, kuidas läheb. Üle poole maa on juba sõidetud ja temperatuur pole isegi poole peale jõudnud. Tundub, et näts toimib. Jõudsime kohale ilusti. Oli pingeline või? Jaa. Me korra jäime 10 minutiks seisma ja panime 1,5 liitrit vett juurde igaks juhuks, kuigi ilmselt oleks võib-olla korraga ka ära sõitnud. Sellel koha peal ei olnud seda radikat, mida oleks vaja. Ja siis oli valik, kas nad tellivad uue radika või siis nad tellivad uue selle plastikosa siis. Tänk, jah. See, mis seal katki oli. Igatahes see pealmine tänk oli siis tellimine ja tööd kokku oleks mingi 300 ringis olnud. 350. Ja uus radikas 550. Siis me seal mõtlesime ja arutasime ja siis mõtlesime ja arutasime ja me võtsime ikkagi uue radika. Et siis on nagu kindlam. Ja kui müüma hakkame, et siis küsime selle raha tagasi. et siis saame nagu panna kirja ka, et uus radikas on ka. Ja et kui juba, siis juba. Sest hinna vahel oleks mingi 2 sotti tulnud. Ja selle 2 sotti me siis säästsime selle buksiiri pealt. Põhimõtteliselt. Jah, ja siis me ütlesid, et me võime sõita küll selle autoga. Et umbes, et ärge seda korki liiga kõvasti peale keerake, et muidu see surve läheb seal suureks ja siis tuleb rohkem välja. Sõidame rahulikult ja täidame seda paisupaaki vahepeal ja tomme kella mingi 90 peaks jõudma kohale siis. Ja umbes 9 viime auto ilmselt sinna ja siis
mingi 10 aeg nad hakkavad tööle ja siis umbes tund aega teevad tööd ja siis no ütleme nii, et lõunaks saab valmis. Nüüd praegu me lähme ujuma / pesema. Kell on keset 9:30 kohe. Eks siis vaatab, mis me teeme siin veel. See vesi on ikka väga räigelt külm. Täiesti lõpp käe külm ju. Jaa. Igal pool, kus pargime on, jääb siuke loik järgi põhimõtteliselt. Ossa! Kukuparra. 2 tükki. See nagu... Järjekordselt oleme linnumagnetid, nagu näha. Ühesõnaga, kuna me oleme sunnitud nagu põhimõtteliselt terve päev siin linnas veetma ja täna, mis me oleme teinud, käisimegi söömas ja toidupoes ja siis tulimegi siia parki chillima ja nüüd teeme õhtusööki. Milleks siis on? Kebab. Veidrat kanab kebaabi vardad. Kutil on ikka nii suva, et istub sinna ääre peale. Ei tee teist nägugi. Siin on neid nahkhiiri, ma arvan, mingi paar tuhat tükki. Tadaa! Kaua aega läks? Mingi 4 tundi. Kokku radika pärast läks 2,5 päeva. Tee hundiratast. Kes sealt tulevad? Kus te tööte? Tule hüppa sisse, ne? Ega ta nüüd kallale ei tule? Kindel on välja siis. Näen, neil on neid seemneid. Kus need on? Oot, kohe. Jaa. Küll nad söövad. Pea käib nagu Jackhammer. Terve külalinnud tulevad kohale praegu. Tere hommikust! Tegelikult juba eile sõitsime Prissist mööda. Me ei läinudki linna sisse. Ja eile viisime auto parandusse. Mis sa teed? Nimelik lõht oli. Et siin jah, Austraalias on 2 kohta, kus on see Telika garaaž siis. Ehk siis selle auto parandust. Et ongi, üks on Queenslandis ja teine on Victorias. Ja siis me viisime oma bussi sinna ja siis tuli välja, et päris paljud asjad on läbi ja katki ja värki. Päris pikk nimekiri oli, mis oli vaja kõik ära vahetada. Ja need asjad kõik tõstati veits kõrgemale ka bussi. Ehk kui ennem oli siuke, siis nüüd on siuke. Ma näitan korra auto alla ka. No ennem oli umbes siiamaani. Nüüd on nii. Tagant on näha niisugused ilusad kollased amordid. Äged on niisugused sinised amordid, särki. Siin on mingi uus jubin, mis hoiab seda. Siit see oli katki ennem. See on ka nüüd uus mõlemal pool.
et siis kõigil nendel töötel on ka aasta aega garantii ja see mehaanik ütles, et mega korralik buss on, et all roosted mitte midagi pole ja kuna see on siis see pikem variant, et siis sellisel lähevad hästi kiiresti, kui müüki panna. Ehk siis kui tahate meilt bussi osta, siis võtke ühendust. Ja nüüd me sõidame natuke tagasi, sest Elisa tahtis minna kuskile kaamli farmi või? Kus saab kaamli piima ja kaamliliha, veel midagi või? Kaamli jäätist oli või? Kaamli tooteid. Võtame siis kaamlitele süüa. Ajab ära kõik. Siis on küll hambad pesevad. Ja kaamli viimast võtted. Salaat, jäätist, ma ei tea, kuidas on. Maitsist või? Nii. Ei ole mingi mega teistsugune maitse. Ei ole jah. Aga kaamlipiim on palju kasulikum kui lehmapiim, mis on laktoosivaba. Ossa, kui magus. Krista hakkab varsti enda kaamlite sugulast sööma. Ehk siis maitseme kaamliburgerit. Mitte midagi isiklikku. On kaamli maitsega. Ma ei tea, ma pole kaamli maitsnud parem. Saad maitsed? Noh, tegelikult. No. Mis liha maitset meenutab?